Ma olin tegelikult koosolekul koos Rooma Pride'i korraldajatega. Mis juhtus, ma mõtlen, olukord sai alguse 2025 aastal, kui meid rünnati 30 korda meie vankri juures Rooma Pride'i paraadil 2025. Inimesed kutsusid meid terroristideks, tapjateks, kuigi meil polnud kaasas ühtegi rahvuslippu. Asi oli lihtsalt selles, et olime juudid ja kveerid. Oleme korduvalt palunud Rooma Pride'i paraadi korraldajal võtta seisukoht ja tegelikult lubada meil osaleda koordineerimises, mis on kohalike LGBTQ+ organisatsioonide kogu. Ja 25. mai koosolekul öeldi meile tegelikult, et me ei ole selles koordineerimises teretulnud. Aga isegi mitte ainult seda. Nad ütlesid meile ka, et sellest aastast alates ei anta meile paraadil veoautot kasutada. Ja tead, veoauto olemasolu ei tähenda ainult kogukonna nähtavust, vaid ka turvalisust. Pärast seda, mis eelmisel aastal juhtus, võid ette kujutada, et meil on võimatu turvaliselt osaleda ilma selle platvormi pakutava turvalisuseta. Ja nii, ma siis olin kohtumisel, olin koos korraldajatega koosolekul, nii et ma olin tegelikult üks esimestest, kes selle info sai. Tegelikult olen ma töötanud Rooma Pride'i paraadil 2 aastat. See oli minu jaoks tõesti raske ja emotsionaalne hetk. Ja siis ta andsid selle avalduse välja 5 minutit pärast, 10 minutit pärast seda, kui me koosoleku lõpetasime. Ja nad kasutasid seda platvormi nii väikese organisatsiooni vastu, nagu Cache Italia on. See on häiriv, see on vastik. Ja et siin Euroopas aastal 2026 ei saa juudid ikka veel osaleda. Ma ei taha isegi öelda, et Pride'il, vaid üldiselt sotsiaalses kontekstis nagu nendel üritustel tead küll. Kas sa oled tegelikult märganud muutust käitumises sinu grupi ja kogukonna liikmete suhtes viimastel aastatel? Mitte ainult organisatsioonide nagu Rooma Pride puhul, vaid ka inimeste poolt? Kui me vaatame tagasi meie osalemisele 3 aastat tagasi, siis see oli eriline hetk, kus rahvas ergutas meid paraadi ajal. Muidugi on alati olnud mõningaid väikseid antisemiitlikke rünnakuid, aga need ei olnud nii häälekad ega nii ohtlikud nagu see, mis juhtus eelmisel aastal. Teate, pärast seda, kui me aasta aega pausi tegime, sest tundsime end turvalisuse mõttes ohustatuna ja seoses selle liikumisega. Ja siis osalesime eelmisel aastal taas oma Euroopa organisatsiooniga Rooma Pride'i paraadil. Ja sel aastal tegid korraldajad selle muutuse samuti selgelt nähtavaks. Aga inimesed üldiselt muudavad oma suhtumist meie organisatsiooni. Aga jällegi me oleme organisatsioon, mis keskendub antisemitismi ja queer-vastase diskrimineerimise probleemidele, millega seisavad silmitsi Itaalia ja Euroopa juudi queer inimesed. Ja tead, mõnikord pole meil isegi mingit seost Iisraeliga. Mõned meie liikmed ei hääleta Iisraelis. Meil pole isegi võimalik, mul pole Netanyahu numbrit, nii et ma ei saa talle helistada ja öelda, et ta lõpetaks. Nii et asi on selles, et praegu on queeri liikumise üldine hoiak selline, et me peaksime seisukoha võtma. Aga see on nagu IRA definitsiooni järgi on antisemitismi vorm see, kui juudi inimeselt nõutakse seisukoha võtmist mõne välisriigi tegude suhtes. Nii et see on natuke kahetsusväärne. Aitäh sulle, Ariel. Ariel Heller, Keshet Euroopa president. Aitäh ja soovin sulle kõike head tulevikuks. Suur tänu, et andsite meile selle ruumi, selle platvormi. On tõesti oluline, et see sõnum leviks üle kogu kontinendi, üle Iisraeli, igale poole. See on demokraatia küsimus. Nii et aitäh teile veel kord selle eest.